Kapa Rock sai alguse 2000. Aastal, mil kohalikud muusikud otsustasid muusika tegemise kõrval proovida kätt ka festivali korraldajatena. 15 aastaga on Kapa Rockist kasvanud välja arvestatav suvine muusikaüritus, mis toob üheks päevaks Kohilasse Tohisoo-Mõisa parki kokku Eestimaa parimad bändid ja külastajad üle kogu maa. Seekord seisid esinejate rivi tipus ansamblid Superhot, Cosmos Blues Band, Taagö, Daniel Levi, JMKE ja Jarek Kasari. Lavale astusid ka 2 Kohilast pärit ansamblit Mervis ja The Blue Genies. Festivali avas laulu- ja kandlekapell Simmani duo, mis programmile omapärast vürtsi lisas. Nagu eelmisel aastal, nii külastas ka tänavu festivali üle 2000 muusikahuvilise. Kapa Rocki traditsiooni alustas kunagi Elari Lend, kohalik muusikasõber ja nüüd ütleme viimased 6 aastat olen siis korraldanud enda seltskonnaga seda üritust. Mis te ütlete Kapa Rocki fännidele? Kapa Rocki fännidele ütleme suure tänu, eriti seetõttu, et iga aasta on see rahvamass läinud alati aina suuremaks ja mul on hea meel, et siin on sellised lojaalsed fännid, kes alati käivad, et olete alati oodatud iga aasta Kapa Rockile. Fubitsu, mis sa teed mu jalaga? Temaga peab tegelema. Ta vajab tähelepanu nagu poliitik. Koer on loll, ei tule üksi toime, nagu Arnold Rüütel lauseid ehitamas on. Kui hääle saavad kassid, sest neil on intelligentsed instinktid. Kiisu, kes on päevotsa kodus üksipäi mäugu puksel vastas. Ori, anna krõbinaid, muidu lasen sussid täis. Kui ta saab siis aru, et saab, rumalali on see. Rumalali on see. Tere süütus sugu ühest kaugest ajast terje. Malle, Merje, sa vist ei öeldki nime. Ma sest Saba Toomas, kes su juurde